tere! Mina olen Marielle. Kalorite lugemine on teema, mis tekitab palju vastakaid arvamusi. Ühed peavad seda hädavajalikuks, teised täiesti mõttetuks. Tõde on nagu sageli kuskil vahepeal. Eriti siis, kui räägime sügavamast teemast. Hormonaalsest tasakaalust ja sellest, miks keha lihtsalt ei kuula meid. Üks selline olukord on leptiiniresistentsus. Leptiin on hormoon, mille ülesanne on anda ajule märku, et energiat on piisavalt ja söömine võib lõppeda. Ideaalis töötab see süsteem nii, et sööd, kõht saab täis ja keha ütleb sulle, aitab küll. Leptiiniresistentsuse korral see signaal aga ei toimi. Kehas võib olla piisavalt või isegi liiga palju energiat, kuid aju ei saa seda infot kätte. Tulemuseks on pidev näljatunne, isud ja kalduvus üle süüa. See ei ole tahtejõu puudus. See on bioloogia. Siin võib kalorite lugemine ajutiselt aidata. Kui keha enda signaalid ei ole usaldusväärsed, annab teadlik jälgimine mingi orientiiri. See aitab mõista, kui palju tegelikult süüakse ja loob struktuuri, kuni keha hakkab tasapisi uuesti kuulma. Samas on väga oluline, et see ei muutuks äärmuslikuks. Liiga vähene söömine võib leptiini taset veelgi langetada ja olukorda halvendada. Keha tajub seda ohuna ja lülitub säästurežiimile. Aga leptiin ei tööta üksi. Väga tihedalt on sellega seotud teine oluline seisund. Insuliiniresistentsus. Insuliin on hormoon, mis aitab glükoosil liikuda verest rakkudesse, kus seda kasutatakse energiaks. Kui sööme sageli ja palju süsivesikuid, eriti kiireid süsivesikuid, peab keha tootma pidevalt insuliini. Aja jooksul võivad rakud muutuda insuliini suhtes tundetuks. Nad ei reageeri enam nii hästi. Seda seisundit nimetatakse insuliiniresistentsuseks. Selle tagajärjel jääb rohkem glükoosi verre. Keha toodab veel rohkem insuliini ja nii tekib nõiaring. Kõrge insuliini tase soodustab rasva ladestumist, eriti kõhupiirkonda, ning raskendab rasvade kasutamist energiaks. Lisaks mõjutab see ka nälga ja täiskõhutunnet reguleerivaid mehhanisme, sealhulgas leptiini. Ja just siin tekibki seos. Kui insuliin on pidevalt kõrge ja rakud sellele enam hästi ei reageeri, häirub ka leptiini töö. Keha on justkui pidevas energiapuuduse illusioonis, kuigi tegelikult on energiat rohkem kui küll. See on üks põhjusi, miks kaalulangus võib tunduda peaaegu võimatu, isegi kui inimene pingutab. Kalorite lugemine võib sellises olukorras aidata vältida ületarbimist ja luua ajutise kontrolli. Kuid see ei lahenda probleemi juurt. Probleemi juur on hormonaalne tasakaalutus. Palju olulisem on taastada keha tundlikkus nii insuliini kui leptiini suhtes. See tähendab eelkõige veresuhkru stabiliseerimist. Vähem kiireid süsivesikuid, rohkem valku ja tervislikke rasvu. Sama oluline on uni ja stress, sest vähene uni ja krooniline stress tõstavad kortisooli taset, mis omakorda halvendab nii insuliini kui ka leptiini tööd. Lõpuks on eesmärk jõuda sinna, kus sa ei pea enam kaloreid lugema. Kus keha annab selgeid ja usaldusväärseid signaale ning sina oskad neid kuulata. Kalorite lugemine võib olla nagu ajutine kaart tundmatus kohas, kuid tõeline vabadus tuleb siis, kui sa enam kaarti ei vaja. Sest keha ei ole loodud numbreid järgima. Ta on loodud tasakaalu hoidma, kui me anname talle selleks võimaluse. Head tervist!